videolõunatund Nõmme raadios. Tere kogu maailm. Küünal on selleks, et põlema panna meie traditsioonilise või see tikk on selleks, et panna põlema meie traditsiooniliselt 4 küünalt. Ja kui keegi näeb meid esimest korda, siis me ütleme, et see on imelikul kombel, see on mälestus advendiajast, millest on pool aastat nüüd issand abiga mööda läinud. Ja siis, ma ei tea, no üldiselt see oli siuke, seal oli nagu jõuluküünla moodi asi, aga praegu ma arvan, et see suur küünal, mille me põlema panen, ma arvan, et see rohkem tähistab jaanipäeva, mis muide tuleb palju kiiremini, kui me oskasime vanasti arvata. Nii et 1, 2, 3, 4 adventi ja 1 jaani, kusjuures me saame sellest aru, et advendi aeg on möödas, aga teisest küljest jällegi see meenutus kord nädalas selle peale, et mis auks advendid on olnud ja mis tähtsus on Jeesusel olnud jõulude ajal ja nii edasi. Ega selles meelde tuletamises ju midagi halba ei ole, nii et las nad olla siin advendi aja meenutuseks, aga tegelikult täna läks meil traditsiooniline saateplaan selles mõttes aia taha, et need advendiküünlad ootamatult on omandanud reaalse tähenduse, selles halvas tähenduses mööduval nädalal. See on siis homme nädala eest, reedel. Ja juhtus mis Tartus on üks väga austusväärne, lugupeetud kirik, on Tartu Jaani kirik, mida nõukogude ajal ei taastatud. Nüüd siis on ta ilusti ära taastatud, seal on väga palju olulisi asju, nagu näiteks portaali kohal seal ees niimoodi. Siin on siis väiksed sellised nišid ja sinna on siis vormitud savist terrakotta figuurid, 12 tükki, nii nagu oli Jeesusel jüngreid ja apostleid. Tegemist on hästi toreda kirikuga seest, soe, ilusti kaunistatud, tore disain, mis iganes. Ja Jaani kirik oli Tartu linna usuelu seisukohalt tegelikult juba ikkagi üsna ammu puudu. Ta on õnneks nüüd ära taastatud ja teine kirik, mis Tartus oli puudu, aga taastatakse praegu ja varsti hakkab, õieti ta töötab juba praegu mingil määral, aga ta ei ole veel seest päris valmis, on siis Maarja kirik, mis ütleme minuealistele ja vähe noorematele spordisõpradele on tähtis selle poolest, et nõukogude korra viljastavates tingimustes oli sellesse kirikusse ehitatud võimla ja see oli koduvõimla, kus mängis Eesti, ma ütleksin kõigi aegade kõige armastatum, lugupeetum, tagaräägitum, igatsetum korvpallimeeskond Tartu Kalev. Kui nüüd vahepeal siin figureeris Tallinna Kalev, siis leppimis kokku, et tegemist on see on ikka jamps selles mõttes, et ega Tallinna Kalev ju meeskonna ja brändina õige asi ei ole. Aga kui me räägime sellest Maarja kirikusse sisse ehitatud võimlast, siis, mis oli siis Tartu Kalevi koduvõimla, muide alati oli näha, kui Tartu Kalev seal trenni tegi. Seda oli näha sellest, et selle Maarja kiriku või siis võimla ees oli plats, oli autosid täis. Auto oli nõukogude ajal suhteliselt haruldane asi, seda kaugeltki mitte kõikidele inimestele ei olnud, aga Kalevimehed sõitsid ikkagi oma Žigullidega ja Pobedadega ja millega iganes trenni küll. Nii, ja kui me sellest hakkasime ka juba rääkima, siis ma võib-olla tuletaks meelde seda, et muidugi ma käisin ka nagu kõik tartlased neid Tartu Kalevi mänge vaatamas. Tookord oli siis lugu tehtud niimoodi, et pealtvaatajate jaoks oli ette nähtud mööda perimeetrit, seda mööda 4 seina, oli ette nähtud rõdu ja rõdul oli kuskil 3-4 sellist astet, kus olid pingid ja sealt sai siis mängu vaadata. Esimesele korrusele ei saanud vaatajaid eriti lubada sel lihtsal põhjusel, et see Maarja kirik, mis oli ikkagi ehitatud kirikuks, ei vastanud päris täpselt korvpalliplatsi mõõtmetele.
Ehk teiste sõnadega tähendab niipea, kui sa selle päris korvpalliplatsi sinna alla panid, siis tegelikult ütleme sellest küljejoonest kuni seinani, noh, kui pääses sinna 1 või 2 inimest seisma, aga seal tuleb ju silmas pidada, et seal pidid istuma ju ka varumehed pingi peal, seal pidid treenerid olema, seal oli kohtunike sekretariaadilaud ja mis iganes. Sellepärast, et see oli nii piiratud see territoorium seal. Ja mis minul on muidugi kõige rohkem võib-olla meelde jäänud, üks, nii nagu noorest põlvest ikka mingi pilt on niimoodi, et nagu oleks foto tehtud. Minu jaoks oli see foto niimoodi, et mina olen siis ütleme siin vasakul pool Rõdu servas ja vaatasin sinna paremale poole alla, kus istus siis oma, ei tea, X meetri pikkused koivad välja sirutanud Kaarel Ird. Ja temale siis ikka lubati minna sinna esimese korrusele või tema jaoks spetsiaalselt. Ja kõige ägedam oli siis see, et Ird oli ju pikk mees ja tal olid siis jalad ette välja sirutatud. Ma ei tea miks, aga millegi pärast mul kõige rohkem on meelde jäänud see, et Irdil olid sinised aluspüksid. Ja see tähendas seda, et vastavalt tolle aja kommetele, kui ta selle välja sirutas ja siis, kui nüüd, aluspüksid hakkasid see ribakene sealt välja paistma ja nägema, siis oli seal küljes veel ka tutt, sellepärast, et neid siniseid aluspükse kinnitati, et nad üles ära jookseks, kinnitati ühe sõnaga siis paelaga, et see ei ole. Ja teine siuke huvitav asi oli see, et vähemalt see üks koht, kus ma ütlen, praegu mul on isegi tema ilme, tal oli nahkjopp seljas ja tal oli ruuduline särk ja mis iganes. Ja teine asi oli siis sellest ühest hetkepildist, kindlasti ma nägin ju, ta elas minu kõrval. Me nägime ju teineteist ikka, muidu ei olime teretuttavad ja nii edasi, et millegi pärast tal olid jalas pruunid sandaalid, kuigi oli tegemist sügisese ajaga, aga jalas oli üks ainus sokk. Nii et Maarja kiriku ajalugu on Tartu Kalev, Tartu Kalevi ajalugu on Kaarel Ird, Kaarel Irdi ajalugu on sinised aluspüksid ja siniste aluspükside ajalugu on üks sokk. See on nüüd see, mis mul on millegi pärast jäänud tollest hetkest. Aga igal juhul see koht oli väga legendaarne ja lõppkokkuvõttes kui ma hakkan praegu nüüd neid nimesid meelde tuletama, kes seal mängisid, siis ma arvan, et inimesed, kes on täna 50+ või 60+, need nimed tulevad kindlasti tuttavad ette, sest nad olid nii legendaarsed nagu Jaak Lentsius, Priit Tomson, Aleksei Tammiste, Aarne Laos, siis Russak, see oli selle treener Russaku vanem poeg seal, Jaak Lipsoo, siis veel ja veel. See on, ütleme, Eesti korvpallilegend ja kõige huvitav lugu muidugi on see, et see kirik, mis sinna nüüd sisse tagasi ehitatakse, see Maarja kirik, nad säilitavad seal paar asja. Esiteks nad säilitavad need rõdud, mis olid seal üleval nii nagu nad olid. Aga nii palju ma võin öelda, et nii palju kui seal usumehed tööd teevad ja kirikuõpetajad ja nii edasi, siis praktiliselt ikka kõigi jaoks on see maja Tartu Kalevi maja ka. Nii et nad ütlevad, jah, see on Maarja kirik ja Püha Neitsi Maarja kirik ja nii edasi, aga ta on ikka natukene Tartu Kalevi maja ka, sest see oli niivõrd ontlik ja vajalik meeskond, nagu see tol hetkel oli. Aga ma räägin seda selleks, et me jõuaks jällegi uuesti selle Jaani kiriku juurde tagasi, millest me alustasime ja selle loo point on lühidalt öeldes selles, et kirik ja kirikumaja ja nii edasi, nad täidavad igasuguseid funktsioone ja kui need funktsioonid on, ütleme, ontlikud ja jumalale meelepärased, siis nii ongi. Mina olen kõige rohkem seotud Muhu Katariina kirikuga, kui ma mõtlen meie hiljutiste kontsertide peal, see on Hirvo Surva, eks ole, oma Estonia poistekooriga on olnud Siiri Sisask, eks ole, nende lauludega nii edasi. Ja kõik inimesed, kes on kuulnud Hirvo Surva koori või Siiri Sisaskid, ütlevad jah, et ongi tore ja küll on hea, et nad saavad kirikus mängida. Seda enam, et Muhu kirikul on väga hea akustika ja inimestele kohalikele ka väga meeldib, et need asjad toimuvad. Nii et siin pühapäeva hommikul või lõunapaik on jumalateenistus, aga pühapäeva õhtul on Siiri Sisask näiteks.
või midagi taolist. Ja siin pole absoluutselt mitte mingisugust probleemi, et noh, et omavahel kuidagi tülitseda või nohiseda või midagi taolist. Tõsi, aga ma jätan nüüd need nimed nimetamata, eks neid tellimisi selles kirikus kontserte pidada, ma mõtlen Katariina kirikus muud, eks neid tellimusi ei ole ikka üldiselt pigem palju kui vähe. Aga seal on siis ka täpselt niimoodi, et selle otsustab selle alaline täiskirikuõpetaja või siis veel paremini otsustab selle praost. See on inimene, kes on kõrgem vaimulik, kes kureerib kõiki kirikuid mingil territooriumil. No meie käime seal Muhus Saarte lääne praostkonna alla, nii et seal meil on Haapsalu on ühelt poolt ja Ruhnu teiselt poolt ja siis muidugi Saaremaa, Hiiumaa ja Rene Reinsalu on meie praost seal. Ja üldiselt tegelikult igale inimesele intuitsioon ütleb, kas siukest pulli tohib seal kirikus teha või mitte, või kas üldse tohib seal pulli teha ja mida seal tohib teha. Tavaliselt, muidugi kõige huvitavam lugu on see, et enamus neid inimesi, kes lõpuks selle loa saavad ja tahavad tulla ja nii edasi, nad juba helistavad teatava eelteadmisega ja ütlevad, et vot meil on niisugune muusika ja meil on see teine kolmas, kas teie juures tohib teha ja kas teie arvates oleks see sünnis niisuguse kontserdi pidamine teha. Ja sageli, mis sageli, aga ikkagi juhtub seda, kus sama laulja või esineja ütleb, et ma ei tea, kas tohib, aga ta on minu jaoks nagu selline piiri peal. Et jumala eest, et ma ei tule sinna ja ei tee mingisuguseid asju, mis teile ei sobi. Aga öelge mulle palun, et kas see asi kõlbab või ei kõlba. Ja üks variant muidu on nendest, et need lauljad, kas see sama koorilaulja või nii edasi, et tegelikult kooskõlastatakse ära mitte niivõrd see, kes esineb, vaid kooskõlastatakse ära see, mida ta esitab. Sest igal ansamblil minu pärast Fiksist alates ja Apelsiniga lõpetades ja kõik edasi teadagi. Ivo Linna, kes on ju Muhu inimene, muide täna õhtul kell 6 või kell 7 tuleb Ivo Linna kontsert Muhu lõunarannal, kusjuures muide nii nagu Ivo Linnal kombeks on, Muhu kontserdid on tasuta. Ivo Linna on ise muhulane ja muhulaste käest tema on öelnud, et tema raha ei võta ja nii ongi. Aga alati võib leida mingisuguse, minu meelest võtame kas see sama kukerpillid, seal Liisa Päikseline naine või midagi taol. See nagu ei ole päris kiriku asi, eks ole. Ega see nüüd patt ka ei ole, aga parem kui seda ei ole. Aga kui nad laulavad jällegi banjo ja millega laulavad mul meelen kuldne kodus või seal, kus agendikul Rukkiväli hõljub, seal pole absoluutselt mingit küsimust. Üks sama samm. Nii et 9 juhul 10 minu määletamise järgi, ma olen seotud seal, ütleme, usu inimesena kuskil 8-9 aastat. Sellist tõsist konflikti nendega, kes soovivad seal etendada ja kiriku võimude või kiriku omanike ja vaimulike juhtide tegelikult ühtegi päris konflikti pole olnud. Üks nüüd oli, aga see ei olnud seotud otseselt seotud kontserdiga. See oli siis niisugune lugu, kus keegi Sõnajalgade dünastiast poeg, aga kelle poeg ta on, kas on selle Olegi poeg või selle teise venna poeg, ma ei tea. Nemad tahtsid pidada seal pulmi või ütleme kiriklikus mõttes laulatust. Mis saab issandal selle vastupidi, kirik laulatab ja ristib ja matab ja see on kõik täiesti normaalne. Aga Sõnajalgade puhul kerkis üles konks, esiteks, eks ole, ega Sõnajalad ei ole ju ka mitte päris ükskõik kes, eks ole, Sõnajalgade karjääri ja see staatus sai ju omal ajal alguse just nimelt gospelite ja usulaulude esitamise ja laulmisega. Nii et siin mingisugust probleemi nagu ei olnud üldse, et esiteks laulatus, tere tulemast, Sõnajalad on vägevad usumehed ka korras ja vot ongi.
aga nüüd konksu koht tekkis, no see lahenes küll muidugi lõpuks sõbralikult, aga oli küll nii, et asjad nagu omavahel väga hästi nagu ei tahtnud klappida. Nimelt noorpaar või pruutpaar, kes sinna tuli, pidi kohale tulema, nii nagu sõnajalgadel kombeks on, helikopteriga. Muide, ega sellest ka ju probleemi ei ole. Tegelikult helikopterid on selleks, et nendega lennata. Ja seda enam, et siin nüüd üks sõnajalgadest sai veel surma, mis on nagu mingil määral, ütleme, karmavõlg saadi kätte selle asja. Aga jama koht oli see, et selle helikopteriga taheti maanduda kiriku õuele. Õuel kohta on. Aga ma ütleksin niimoodi, et mingil määral langevarjundusega seotud inimesena, kes teab enam-vähem, kuidas asjad lendavad, seisavad ja nii edasi, ma ütleksin nii, et see kiriku õu oli pretty tricky business, et see ei olnud päris nii, et nüüd tuleb. Tähendab, siin oleks vaja olnud veel eraldi täiendavad garantiid, et see inimene, kes istus roolis, olgu see siis üks vanadest sõnajalgadest või keegi teine, see oleks pidanud ikkagi, ja see jutt meilgi oli, et okei, proovime, aga siis las Mats toob oma juhiload siia. Me vaatame, kui vanad juhiload on, mitu tundi ta on lennanud, milline on umbes tema kvalifikatsioon ja nii edasi, et tema sugune mahub küll kiriku esi või õieti külgseina ja selle kiviaia vahele, kui ta täpselt tuleb. Tähendab see, kes on selline käpart, kes mõnikord, kes kord kuus kuskil natukene sussutab ja lennutab, sellel nii kitsa koha peale maandumine on probleem. Rääkimata juba sellest, et nad peaksid ise ka aru saama, et no ei ole jama, et ega helikopter tiivikud lähevad ju kasodiks. Nii et kui seal on. Muide näiteks üks väga tubli helikopteri inimene ja meile väga kuulus, sümpaatne ja meile kõigile palju head tegev Oleg Kross, selle Krossi kaupluse võrgustega on. Temal seisab ka õues, garaažis seisab helikopter. Ja kui me rääkisime taga siin aastaid tagasi, ta ütles, et ega tema ka ei julge lennata. Tähendab ainus asi, mis ta võib-olla seal maa peal teeb, et ta lükkab süütevõtme sisse. Aga et tegelikult, kui tal on vaja kuskile seal mingis takas, ta ütles, et ta oli paar päeva kuskile koosolekul hiljaks hakanud jääma või midagi. Ma ütlesin, võta oma masin ja mine, et mis sinul viga, et mina hakkan läbi porilompide aukudega sõitma. Ja tema ütles ei, et lihtsalt see tundide arv, mis ta lennanud on ja nii edasi, igal juhul on täiesti ebapiisav, et ta tunneks ennast selles situatsioonis hästi. Ja tema piloodil, kes on siis tema palgal ja see, et sellel olid parasjagu kas mingid matused olnud või midagi, nii et tal ei olnud lendurit ka kuskilt võtta. Ja ega midagi siis ei olnudki, tähendab, ma ei tea kellega ta siis keskerakondlastest või kellega sõitis sinna koosolekule, aga niisama pulli pärast tiivikuid käima ei lükata ja nendega üles ei lennata. Ja muide, ma tuletan ju meelde veel, et meil on olnud vähemalt 2 rasket helikopteri õnnetust, eks ole, üks oli Kruuda abikaasa, eks ole, kes oli, aga seal ei olnud see piloodi viga, seal oli üks tehniline ebatäpsus või siuke logises. Kui me juba selle juurde läksime, et siis uuesti mitte tagasi tulla. Vaata, eks ole, kui helikopteri tiivik käib niipidi, siis helikopteri jõud surub teda ju vastupidi. See on see koolifüüsika reaktiivne, tähendab juhul, kui siit toru otsast tuleb välja vesi, siis ta lükkab seda toru vastavalt eemale. Ja nii ongi. Ja selleks, et seda nüüd ei juhtuks, selle jaoks ongi helikopteril taga väike tiivik, mis kui suur tiivik käib niimoodi, siis väike tiivik käib niimoodi. Ja tema ülesanne ongi nüüd hoida, et helikopter lendaks otse ja helikopteri pöörded paremale vasakule ongi selle, et selle tiiviku pöörlemiskiirust muudetakse. Ja võt nüüd juhtus see õnnetu Copterline'i õnnetus oli see, et see tiivik, see tagumine tiivik ja esimene
pidid olema omavahel ühendatud, aga nad tegelikult tagumine tiivik jättis oma töö katki, mille tõttu, noh, nii nagu räägiti, propeller hakkas ringiratast tegema vastupidiselt, eks ole, tiiviku pöörlemise suunale. No ja siis, noh, nii ta läkski. Selle agregaadi nimi, mis neid kahte tiivikut omavahel ühendab, on servo. Ja noh, see Robinsoni helikopter ja ka firma, kes selle valmistas, Robinson Aviation Industries Kanadas, tunnistas, et see oli nende viga. Aga meil on teine õnnetus ju ka olnud, kui üks sõnajalgadest lendas koos oma paarimehega mingisele kokkusaamisele Soomes, kus olid amatöör need seal. Ja noh, muidugi ega väga detailselt ma ausalt öeldes ei tea, aga mulje jääb küll selline, et tähendab, et see nüüd oli, noh, kuidas nüüd öelda, piloodi viga 101 ehk teiste sõnadega kõige lihtsam, kõige labasem piloodi viga. Ja põhjus oli siis, tähendab, mis juhtus see, nad kahekesi lendasid umbes 100-meetrised diagonaali vahemaaga ja siis see üks sõnajalgadest, see siis põrutas teisele helikopterile sisse ja noh, nii see otsa sai. Aga ühe sõnaga, eks meiegi seal Katariina kirikus oleme helikopteri õnnetustest üht-teist kuulnud ja umbes teame, kuidas see värk käib ja nii edasi. Ja vot siin, kus me ütleme, et vot ilmalik tegevus, osaliselt ilmalik, see tegelikult laulatus ei ole ilmalik. Ja kiriku huvid võivad omavahel, noh, nagu kergelt ütelda, konflikti minna. Sõnajalad olid kindlad, et nemad peavad seal maanduma, sest siis on jõle efektne, pruutpaar tuleb välja sealt helikopteri külje pealt ja siis läheb kohe otse sisse ja siis seal mängitakse muusikat ja hakatakse laulatama ja lendavad ära ka pärast sinna kohta, kus nad hakkavad pidu panema. Nendel oli see asi niipidi läbi mõeldud, aga võt selle koha pealt oli siis see, et kus meie kirikuna ütlesin, et stopp, et nii see asi välja ei tule. Kahel põhjusel. Esimene põhjus on tehniline, sellepärast, et tegemist on suhteliselt väikse platsiga. Ja teiseks, no ei saa öelda, et see on just nüüd nii hullusti või see, aga eks igasugused seda tüüpi masinad ja nende käitamised ja nii edasi, nendes on alati olnud teatav satanistlik element. Kui masinid leiutati, hakkas ludiitide liikumine peale, kes olid kõik masinapurustajad ja nii edasi. Nii et ütleme niimoodi, et helikopter kiriku õue tegelikult, no ühe sõnaga ma arvan, et iga kuulaja saab aru, et siin on küsimusi, mida esitada ja esitasime just niimoodi, et okei, et tulge, aga sinna te maanduda ei saa. Ja no lõppkokkuvõttes tulemus oli see, et seal samas kiriku taga või kiriku külje peal sinna selle Kuivastu maantee poole, seal oli parasjagu siuke suur plats ja helikopter maandus sinna ära ja noorpaar sai laulatatud ja kõik olid rahul. Aga ma toon selle näitena, kus oli tegelikult teataval määral konfliktiga tegemist. Kusjuures muide isegi see, kus nad sinna maandusid tegelikult kirikuaia taha. Ega sääl oli ka niimoodi, et nii mõnigi mees ütles, et no hoidku jumal nüüd seda noorpaari ja nii edasi. Sest ega sääl oli ka jamasid. Seal olid suhteliselt väiksed kadakad. Ja nad ei olnud nii, aga noh, jällegi, eks ole, argument, mida siis me kirikumeestena pidime ka aru saama, aga no lõppkokkuvõttes, no mis on see kõige hullem asi, mis seal juhtuda saab? Helikopter tuleb alla ja niidab need kadakad maha. Aga ta on juba maa peal, ta ei kuku. Ja teiseks, lõppkokkuvõttes, kadakad on valla omad, helikopter on sõnajalgade oma ja selle peale, it's not our business at all. Ei, milleks ja nii edasi. Aga me ei räägi mitte lendamisest ja asjadest, vaid sellest, et on olemas asjad, mis kirikusse sobivad ja mis kirikusse ei sobi. Ja igas kirikus, eriti veel kõigis nendes kirikutes, mis on hea akustikaga asuvad heas kohas ja nii edasi, toimub aeg-ajalt ikkagi kas puhtalt ilmalikke või osalt ilmalikke asju ja selles pole mitte midagi erilist. Aga meie jutul on praegu tegelikult täiesti reaalne sündmust, aga millest on mõtet rääkida. See on siis, tähendab, reedel homme nädala eest, see on eelmisel reedel. Tartu Jaani kirik, millest me rääkisime, terrakotta kujukesed, see on selline punane ja väga tore ja nii edasi. Ja nüüd sealne kirik
otsustas korraldada moedemonstratsiooni. Õieti tähendab, need olid Pallase kunstikooli kas lõpetajad või midagi, ühesõnaga üliõpilaste moe toodud moodide näitamise ja nii edasi. Seal olid siis vastavalt toolid pandud nagu moedemonstratsioonidel ikka ja keskel oli väike kõrgem poodium ja sealt siis need moeinimesed pidid selle edasi tagasi käima. Mille peale ma ütlesin nii, et see nüüd on küll siuke täpselt piiri peal. Aga no oletame, et see ikkagi on õige. Muide, väga lihtne näide, ega tegelikult nüüd öelda 100, et super miniseelik on asi, mis kirikusse sobib, ei ole, on ka küsitav. Kas on mõistlik või kas on lubatud naiste rahvastel siseneda ilma peakatteta? Vene õigeusu kirikus, juudi kirikus tähendab, on see välistatud. Aga nii, et see moedemonstratsioon, tähendab, mis on moedemonstratsiooni sisu tegelikult? Ma tahan vaadata igasuguseid seal riideid ja rõivaid ja asju ja nii edasi, kavatsusega, et kas ma leian sealt midagi, mis minule kõlbab. Et mina näeksin sellises ülikonnas või kleidis või ükskõik mida, et mina näeksin seal hea välja. Mis on selle asja eestikeelne nimetus? Selle asja nime on edevus. Tähendab, eesmärk ei ole mitte kiriku ja ütleme seal pühakirja või selles austamises, vaid tegemist on edevusega. Nüüd öelda, et edevus on nüüd päris kõige suurem surmapatt, nähtavasti ei saa. Jumal on küll, tähendab, läbi Jeesuse rõhutanud seda, et tähendab, et see poosetamine, kekutamine, jeputamine ja nii edasi, et see nagu ei ole päris košer. Et kui edevus varjutab usu, kui sa tahad poosetada millegagi ja see poose on sinu jaoks tähtsam kui usk, siis seda pooset oleks parem, kui teda ei oleks. Aga kes jälle ütleb? Istub seal üks inimene tabureti peal või vaatab seda moodi ja nii edasi, kas ta mõtleb usu peale. Meie ka ju seda tegelikult ei tea, see on inimese enda otsustada. Aga igal juhul olgu ta siis öeldud niimoodi, et edevus ja moedemonstratsioon on täpselt selle piiri peal, kus ühest nõksust edasi me ütleme, et see enam ei kõlba ja nõksust tagasi me ütleme, okei, laske käia. Aga ega selle Tartu pulliga, seal oli ju ikka omaette vigur, muide mitte unustada. Tartu Jaani kirik on ametlikult ülikooli kirik, mis paneb veel mingisugused piirid peale, eks ole. Ma ei tea, kas ülikooli aulas tohiks kutsuda esinema tsirkuse tolasid, mustkunstnikke või ükskõik mida siukest. Selle peale muide tartlased ütlesid, et aula on nii püha koht, et ei saa. Aga kas kirik ei ole nii püha koht, et väärib austamist? Ja pull on selles, et nüüd ma võin öelda nendele inimestele, kellel asja vastu suuremat huvi peaks olema, see ei ole patt selle huvi tundmine, vaid vastupidi. Need moed, mida seal demonstreeriti, olid siis näiteks sisuliselt palja ülakehaga. Põhimõtteliselt mitmel korral palja tagumikuga, püksid, tont teab, mis pikkusega ja mis sellega, ühesõnaga tegemist oli sisuliselt, ma ütleksin sellise, mitte homode üritusega, kui seda soliidselt tehakse, vaid pigem selline porno. Ja see oligi pornograafia. Te võiksite vaadata, tähendab tegelikult selle moedemonstratsiooni sisu oli seksuaalsete tunnete üles kihutamine. Soovitan teile väga, minge sisse Facebooki näiteks ja Facebookis lööge sisse Maarja kirik või moedemonstratsioon või midagi taolist ja te leiate need pildid üles, tähendab, mis on täiesti kohutavad oma. Ja nüüd tänasel päeval ilmus hommikul, tähendab, mul ei ole aega olnud teda vaadata, selline asi ajaleht, nagu mille nimi on Meie kirik. Jällegi lööge sisse meiekirik.ee ja see on siis evangeelse luteri usu kiriku ametlik kiriklik häälekandja.
Ja seal ongi nüüd siis ka üleval artikkel selliselt lugupeetud teoloogil, kes ütleb, et see, mis Tartus tehti, oli totaalne sigadus. Ja siis ka vastava kirikuõpetaja. Kirikuõpetaja on keegi proua, kelle nimi on Triin Käpp. Ja noh, ütleme niimoodi, kui ma ütlen, et ta on siuke hästi liberaalne või nii edasi, siis ma ei ütle sellega mitte midagi. Tähendab, tegelikult ma täitsa kujutan ette, et ta tõepoolest lubas ja ta tõepoolest tahtis, et mingi demonstratsioon tema kirikusse tuleks. Noh, rumalal eeldusel, küll rahvas hakkab murdu sinna käima või nii edasi. Kindlasti mitte. Ja võt see nüüd on tegelikult see koht, kus me peame hakkama tõepoolest mõtiskema selle üle, mida kirikus teha tohib ja mida kirikus teha ei tohi. Ma küsin tavalise kristlase käest, kes võib-olla 1-2 korda aastas käib kirikus, noh näiteks minu pärast kas või jõuluaeg või ülestõusmispühade aeg ja nii. Kas te tahate kirikus näha sisuliselt pornograafilist etendust? Ma arvan, et kui te tahate, siis tuleb minna teise kohta. See ei pea kirik olema. Ja kui neid pornograafia huvilisi on palju, siis selle pornograafia pealt on võimalik teenida. Teenige siis nii palju, kui jõuate. Tallinnas muide on veel üks oluline element, ma ei tea, kas veel teisi, aga vähemalt ühes kohas on olemas isegi valgusneoon kirjas, ära näidatud selline asutus nagu striptiisi klubi, mis on siis Tallinnas Liivalaia ja Tartu maantee nurga peal. Ja kui te tulete siit Mustamäe poole pealt Liivalaida nii edasi, siis te mööda Liivalaida siis seal ja jääte punase tule taga seisma, siis seal paremal diagonaalil on suurelt kirjutatud stripklubi, mis tähendab seda, et inimene, kellel on vajadus striptiisi järele, vähemalt Tallinnas, saab kindlasti oma vajadused rahuldatud. Ja ma arvan, et ta saab rahuldatud ka Tartus. Ja selles mõttes, ütleme seda, et kasutada õiget nimetust selle asja kohta, mis see toimub, tegelikult on tegemist ekshibitsionismiga ehk eesti keele öeldes liputamisega. Tähendab, õnneks ta päris nii kaugele vist ei läinud, ma ei tea seda. Aga see, et ta jäi, ütleme, pool minutit sellest puudu, on reaalne fakt. Ja siit me esitame endale küsimus, aga mis mõte sellel kirikul ja pühakirjal ja sellel kõigil üldse on, kui kirik oma sisult ei erine mitte millegi poolest välisest maailmast ja eriti välismaailma patusest osast. Nii et niisugune värk on ja eks muidugi nüüd on väga huvitav vaadata, mida siis nüüd kiriku ülemused arvavad sellega heaks teha. Kirikuvalitsus, piiskoplik nõukogu, mis iganes, seal üleval on ju igasugused šefid olemas ja nüüd oleks väga huvitav vaadata, kuidas nad sellele reageerivad. Aga ma võin ühte asja kindlalt öelda, et juhul kui nad ei reageeri sellele üldse mitte kuidagi, siis ei maksa väga imestada, kui teatud kogus lihtsalt tavalisi kristlasi, nagu ma ütlesin, kes 2-3 aastat käivad või 2-3 aastas käivad ja nii edasi, et need ära lähevad, see on ikkagi enam-vähem ja võt nii on lood selle Tartu Jaani kirikuga, aga lähme nüüd edasi. Üks asi, mida siis nüüd sel nädalal arutati ja siin hääletati, kus juures hääled jagunesid, tähendab hääled kadusid ära Reformierakonnal, kus 2 Reformierakonna inimest otsustasid, Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, et nad ei hääleta oma erakonna poolt. Ja teema, millest arutati, oli see kurikuulus eelarve tasakaal, mida Ligi püütis tõestada, et selles ei ole midagi hullu, teised räägivad, et on hullu, et seda lisaeelarvet olla ei tohi nii edasi. Ja meie asi oleks siis võib-olla natukene rääkida või aru saada, mida siis õieti võisid Võrklaev, Ligi ja ministrina ja Aivar Sõerd mõelda. Eelarve tasakaal on usu küsimus ja selles mõttes me peame temast rääkima kirikuga seoses. Tähendab, on olemas inimesed, kes usuvad eelarve tasakaalu. Aga ei saa väga hästi aru, mis asi see on.
esimene mitte aru saaja oli kahtlemata juba omal ajal Andrus Ansip, kes võttis selle üle Siim Kallaselt. Siim Kallasel ei jooksnud see asi ka päris korralikult kokku, no siis me oleme kõik kuulnud, et eelarve tasakaal, et me ei saavuta seda ja nii edasi, et me peame hoidma ennast kuidagi nagu vaos oma kuludega ja ei tohiks olla eelarve tasakaal. Vaadake, milles konks on. Konks on selles, et sellist asja nagu eelarve tasakaal mõnes mõttes ei eksisteeri üldse. Või ütleme siis teisiti. Iga maailma eelarve on alati definitsiooni järgi alati tasakaalus. Millest muide kirjutas juba Adam Smith, eks ole, kes on liberaalse monetaristliku poliitika rajaja või see Milton Friedman, keda Reformierakond kummardab ja nii edasi. Nad kõik on öelnud kord ühes, kord teises, kord kolmandas asjad. Eelarve on alati tasakaalus. Toon lihtsalt hästi tavalise näite. Sina hakkad mulle müüma jalgratast. Ja mul ei ole nii palju seda raha, seal 200-300 euri, et võtta jalgratas ja sulle see raha kätte anda. Aga sa müüd sellegi poolest, et ma ei anna sulle seda täit summat. Mis pärast? Sellepärast, et sa usaldad mind. Ja sul on mingisugused põhjused mulle head teha. Kas ma olen tõesti sind kunagi aidanud, kas ma olen sinu juures käinud puid lõhkumas või ma olen aidanud sul lapsel kodus matemaatika ülesandeid ja see ei oma tähtsust. Aga tähtis on see, et sina ja mina ja jalgratas, et me oleme omavahel tasakaalus. Üks variant on tõesti see, et ma maksan selle kinni rahas. Sina annad mulle jalgratta, mina maksan 300 euri ja asi ühel pool. Üks võimalusi, miks mitte. Aga see võib olla ka, ei tea mis asju veel. Võib-olla ma müün sulle oma sa müüd mulle vana jahipüssi. Või ma muretsen sulle lennukipileteid Stockholmi või ükskõik mis asi. Tähendab, need kaks poolt on alati ja muide, kui teisel poolel ei ole üldse mitte midagi. Tähendab, sina annad mulle jalgratta ja mul ei ole sulle üldse mitte midagi anda. Siis tähendab see seda, et ma olen seda tüüpi inimene, kellele võib selle jalgratta anda, ka siis, kui ma ei maksa. Meeldib. Sa annad mulle sellepärast, et mul on tore poiss ja sulle meeldib see asi ära anda. Ongi kõik. Tasakaal on ostu ja müügi puhul alati mõlemal pool olemas. Kus kohas tasakaalu võib mitte olla, on see, kui me võtame majandusest mingi väga kitsa fragmendi. Ja võt see on see, mille ümber siin Võrklaev ja Schröder ja Ligi ja need keerutavad ala ilma. Nad vaatavad ainult ühte asja, nad vaatavad eelarvet lähtudes sellest, kas on olemas raha või mitte. Ma sain sinu käest jalgratta, mul raha maksta ei ole. Ma korjan seda raha ja seni ajani, kuni ma seda raha, sest sina tahad igal juhul raha saada. See aeg, mis ma teda korjan nii edasi, olen ma sulle võlgu. Ja selles mõttes on mul selles ostumüügi tehingus on see asi eelarvest väljas. Ehk siis teiste sõnadega, eelarve on alati tasakaalus, et see, mida kulutatakse ja mida osatakse, mida on võimalik kulutada, vastab sellele, kes selle eest kas maksab või tunneb head või midagi taolist. See sama Slava Ukraini case, eks ole. Tähendab, inimesed andsid raha eeldusel, et see läheb sinna Ukraina võitlejatele, ei läinud, läks selle Johanna-Maria või kelle sinna taskusse ja jah, see ei olnud annetajate seisukohalt eelarve tasakaalu rikkumine. Ta ikkagi läks ju kuskile ja kellegi juurde. Ehk ühe sõnaga, see, mil viisil on asjad tasakaalus, ei ole seotud, need siin Riigikogus ja need kogu aeg plähverdavad sellega, et raha ei ole ja pankades ei ole seda likviidsust ja nii edasi.
no okei, ei ole, no siis järelikult tasakaalust väljas on rahalised maksed. Seda võib küll olla. Aga rahalised maksed on kahes vormis. Tähendab, üks vorm on tõepoolest cash, sularaha. Ja noh, teine vorm on siis kõik võimalikud väärtpaberid. Nii et võib juhtuda, et seda ei jätku. Tähendab, kui nad nüüd peab riik millegi eest kindlasti maksma ja nii edasi ja tal seda cash ei ole, aga teine talle teene isegi otsustab, no siis siin ongi see tasakaal. See võlg on teiste sõnadega alati tasakaalus. Kusjuures siin on veel üks häda, mida Võrklaev ja kompanii ei tunnista ja millest aru ei saa see, et kui cash on puudu, tähendab, ei ole teda nii palju seal eelarves, kui eelarve nõuaks seda ja nii edasi, siis on olemas viisid, kuidas seda cash'i juurde tekitatakse, kusjuures mitte panga poolest. On olemas sellised asjad nagu akreditiivid ehk krediitkirjad. Tähendab selle asemel, et sulle maksta, ma annan välja siis akreditiivi, tähendab, kus on minupoolne kohustus maksta või veksli, kus on kohustus maksta. Ja sellega suurendatakse nagu seda ringleva rahamassi. Teiste sõnadega, kui mina annan sulle vastu, et ma olen valmis maksma seal 20 päeva pärast seal 100 eurot või midagi, annan selle sulle, siis sinu jaoks on see ju seesama kui see 100. Sinu risk on ainult selles, et ma ei maksa. No mis seal ikka, ega rahadegagi, ega tahaliste rahatransaktsioonidega võib juhtuda, et ei maksa. Nii et ühesõnaga me oleme tekitanud Siim Kallasest alates ja Ansipiga täiel jõul ja Taavi Rõivas ja kes iganes, kes kõik on rääkinud, et eelarvet tuleb hoida tasakaalus ja nii edasi. Ja nad keegi kunagi ei ole vastanud väga lihtsalt küsimusele, miks? Miks hoida tasakaalus seda, mis tasakaalus on? Aga nagu me oleme ise kõik ju märganud, eks kõik need teemad ja asjad ole suuresti seotud ju ikkagi ka sellega, millist ideoloogiat ja millist poliitilist programmi ja nii edasi selle eelarve tasakaalu jutuga edendatakse. Küll siis, et meil oleks vaja pensione tõsta veel rohkem, meil oleks vaja veel teist, kolmandat, neljandat teha. See kõik on võimalik ja selle ümber käib siis see poliitiline dispuut varju nime all eelarve tasakaal. Muidugi üldiselt kui rääkida sellest, et kus kohas me oleme rahanduses vigu teinud ja nii edasi, eks siin muidugi Ligi Ansip pole ka ikka omaette, eks ole, käe külge pannud. Mäletate seda, et oli üks mingisugune foto, kus Ligi ja Ansip seisavad niimoodi seal mingid 20 eurosed või midagi käes, mis nad on seinast saanud ja nii edasi. Et vot nüüd meil on siis ka euro. Tegelikult see on üks kõige piinlikumaid pilte üldse. Sellepärast, et sellega saavutati see olukord või alustati seda olukorda, mis meil on täna olemas ja kus me ei ole võimelised oma monetaarset poliitikat ja nii edasi normaalselt tasakaalus hoidma. Kui me praegu räägime sellest, et kuskilt toimuvad ülekulud ja majandus kuumeneb nii edasi, siis mis on kõige õigem asi, mida peaks tegema? Kõige õigem asi on see, et Eesti Pank, Eesti Keskpank, mis on lihtsalt tõstab intressimäärasid ja selle tulemusena rahamass turult kas väheneb või siis hakkab ringlema natuke aeglasemalt ja majandus tuleb tagasi. Vastupidi, kui majandus on külmas seisus ja ei lähe, intressimäärad laseme alla ja siis läheb jälle üles. Eks me ju mõnitame neid õnnetuid venelasi muuhulgas ka rahaasjade eest. Nende pangajuht Elvira Nabiulin on kuskil ära kadunud, ta on olevat võtnud endale haiguslehe siin kuskil 2-3 nädalaks ja nii edasi, sellepärast, et Venemaa rahanduslik olukord on tõepoolest keeruline. Aga viimane asi, mida Nabiulina tegi enne haigeks jäämist ja enne haigevoodisse minekut,
ta tegi täpselt seda, mida keskpank peaks tegema ja võib-olla ta peaks ka meil mingil määral tegema. See on nüüd teine küsimus, on ülekuumenemine, ei ole ülekuumenemine, see on teine teema. Aga Nabiulina tõstis intressimäärasid. Vene keskpangal oli see 2,5%. Nüüd Nabiulina tõste on 4% ja haigusleht. 4% pluss haigusleht. No selleks, et aru saada, et ega seal vaesel Nabiulina õieti midagi teha ei ole. Küll nad sõimavad teda kõigis saadetes ja nii edasi, et Nabiulina reedab vene rahva huve ja mis iganes. Aga selline käik, isegi tõstmine 4%-ni, tähendab liigutus on õige. Küsimus on kogu aeg selles, et kas nii palju ja kas nii korraga, aga ju siis nemad teavad paremini. Sellepärast, et kujutage ette, see kirjutatud ja loetud on, nagu ütleb Maarja Vaino, inflatsiooni protsent Venemaal. Eks ole, me räägime, et inflatsioon on kõrge, kui on juba see 4-5%, et siis tuleb kuidagi hakata seal teda pidurdama ja nii edasi. No aga vaesekesed venelastel on inflatsiooni protsent tänase 4-päevase seisuga 20. Kas te kujutate endale ette, et iga teie käes olev rubla või whatever neil on seal, on järgmisel päeval 5% võrra odavam. No natuke pikema ajaperioodi jooksul ja nii edasi. No ja mis siis üle jääb, kuidas selle inflatsiooni maha lööd? Ega ei löögi teisiti, kui sa hakkad raha ringlusest ära võtma ja teist võimalust ei ole esialgu, kui intressimääradega mängimine. Ja ma toon selle näite mitte sellepärast, et meil ei ole asjad kaugeltki mitte nii hullud ja meil pole tegelikult nad üldse hullud, kui päris aus on. Aga lihtsalt selle kohta, et milleks on keskpank vajalik. Keskpank on vajalik see, kui meil nüüd peaks välja tulema, et meil oleks inflatsiooni tõttu vaja panga intressid või mingid asjad üle, tuhkagi, praktiliselt tuhkagi, sellepärast, et meil oli ju alati ta seotud Euriboriga, mis on üldse hoopis teine ooper ja kui te ostate maja või auto või mingisuguse asja hüpoteegi peale, siis alati kirjutasid, et intress on Euribor pluss see ja see. Ehk teiste sõnadega me oleneme teiste riikide, teistest pankadest. Ja seal me siis oleme. Ja seda lihtsalt selleks, et see eelarve tasakaal ja nii edasi, et just nimelt sellised rahvakunstnikud nagu Ansip ja Võrklaev ja nii edasi, nemad on tegelikult ikkagi panustanud iga tõeliselt probleemi tekitamisse, mida tegelikult ju olemas mitte ainult ei ole, vaid olla ka ei saa. Nii, ja nüüd siis võib-olla tänaseks üks viimaseid teemasid, mis on alati lõbus ja huvitav. Ja nüüd jälle. Rail Baltic, mis seisus me siis oleme? Kõigepealt ma tahaksin meelde tuletada, et Eesti riigil on traditsioon matta raha tont teab kuhu. Lihtsalt raha välja visata asjade peale, mida kindlasti vaja ei ole, kus juures välja visatakse raha väga suures koguses. Esimene asi on Rail Baltic, millest me räägime hiljem, aga ma tuletan teile veel paar asja meeles, mis meil on. Saaremaa süvasadam, mis oli ette nähtud põhimõtteliselt kruiisilaevadeks, aga sinna on siis sel aastal tulnud minu teada 2 laeva ja eelmisel aastal tuli 11. Me võtame nüüd 3 kuud jaga 11 ära, eks ole, ja siis saad, et 3 laeva 6 või kuskil niimoodi 4 laeva 6. Ega toon nagu veel pool asja, oletame, et see ristluslaev tuleb sinna kai äärde ja ta tuleb, viskab köie otsad sinna maa peale, nii edasi. Ja nüüd sul istub seal üleval 400-500 turisti, küsimus, mida nad seal teevad. Kuressaare on mitmekümne kilomeetri kaugusel. Kui te nüüd jõuate Kuressaarde, siis kogu Saaremaa patriotismi juures ma küsime, et aga okei,
me käime linna läbi otsast lõpuni, põiki ja pikku. Ja no see võtab meilt, ütleme, aega 25-30 minutit. Mis saab edasi? No teatud, ütleme, selline entusiastlik kollektiiv, olenemata mis rahvusest, keerab jooma. Ja õige ka. Miks mitte? Sest lõppkokkuvõttes kohti, kus juua on, minna kuhugile ei ole, no ja lasta siis olla. Kui sa just ei komistanud sinna pühapäeva peale, kui muide Kuressaares on 5 või 6 erinevat usku ja erinevat kirikut, nii et see on iseenesest, ma ütleksin niimoodi, et koos Mustveega on Kuressaare meie kirikute ja usu peale. Hea küll, no need siis kukuvad jooma seal. Mis veel? No äärmisel juhul võib läbi sõita veel paar kohta. No ütleme niimoodi, Leisi, mis on põhjas ja seal lähedal on Ambla, tähendab need Angla tuulikud. Ja seal on siis ka tuulikute ja Saaremaa muuseum ja nii edasi. Okei, sinna saab sõita 3. Kaarma, mis seal on? Mitte midagi erilist, seal lihtsalt on näha seda kohta, kus kohas kaevandatakse või lõigatakse õieti Kaarma dolomiiti, mis on ka tore vaadata. Kaali meteoriit, mis ei ole mitte midagi muud kui üks väga suur auk. Ja viimasel ajal ei ole seal isegi vett korralikult ja kui vesi sinna tuleb, siis hakkab taisema. No hea küll, no vaatad selle augu ära ja kui siis pärast ütled, et võt siit tuli meteoriit ja nii edasi, siis pärast seda, kui sa oled pudeli viina endale sisse kirjad, siis sa vaatad sinna all, mõtled, kuidas mitte sinna kukkuda ja ütled, aha. Nii, ja sellega, no ja, Sõrve. Aga see Sõrve on jällegi seotud teise maailmasõjaga, Tehumardi öölahingud ja värgid nii edasi, mis ütlevad midagi ajaloohuvilisele eestlasele. Ja see on tõesti, seal on mida vaadata. Noh, mis vaadata, seal on selline ausamba moodi värk ja seal on siis need plaadid ja see ühesõnaga inimesed, kes on näinud filmi Inimesed sõduri Sinelis, noh teavad, mida see öölahing endast umbes kujunes. Ma arvan, et ma nüüd olen edasi rääkinud enam-vähem kõik, mis sealt siis nüüd pikalt vaadata. Muhu patrioodina, okei, tulge meie poole Muhusse, Muhu kirik. Sinna poole Koguva. Vissakene, jälle probleemi ju. Sellepärast, et Koguva kõige kuulsam inimene, kes olnud on seal, on ei rohkem ei vähem kui Juhan Smuul. Ja siin mandril nüüd käib see möla, nagu ma ei saa aru, et ikka võtame maha ja ei võta maha ja nii edasi. Muhulasena ma kasutan Nõmme raadioteeneid ja ütlen, tutkid, igal juhul meie oleme selle mahavõtmise vastu rass ja teiseks meil seda ausammast muide ka vaja ei ole. Miks? Sellepärast meil juba on üks väga suur Juhan Smuuli ausammas. Ja see kujutab endast niimoodi, et ta istuks nagu kivi peal, siin õla peal on kajakas, siin on mantel eest lahti ja tuul sasib tema juukseid ja nii edasi. Ja see ongi Koguvas Juhan Smuuli ausammas. Muide, see kuulus Tallinnale. Ja ta oli seal Tallinna Kadriorus, kus on ka hästi erinevad koort ja ma ei mäletagi, seal veel need tegelased, Jaan Koort, see skulptor ja Kits vist ja keegi. Ühesõnaga need seal. Ja seal oli siis see Juhan Smuuli ausammas ka. Aga no kuna see möla hakkas juba siis nagu hoogu võtma, siis Tallinn kavala peaga otsustas, et ta müüb selle Smuuli ausamba Muhule maha. Ja müüski, sest siin muidugi aitas asjale kaasa ka see, et Tallinna volikogu esimees oli minu kallis abikaasa Maret Maripuu, kes on ise muhulanna. Nii et ühesõnaga müüdi sinna 1 euro eest. Ja seal ta siis nüüd seisabki. Muidugi seal on veel mõningad asjad, mis võib olla kultuurilooliselt, eriti Muhu puhul nagu tähtsust omavad, ütleme, me ütlesime Juhan Smuul ja mis siis seotud. No esiteks Juhan Smuuli kuulsad Muhu monoloogid. See on üks selline. Siin me oleme. Seal on selline pullikoht, mäletate, et Väino Puura ja kes veel see teine oli? Lauri Neebel. Kahekesi tulevad selliste poolmeremeeste nende värkidega ja nendel on siis see kitarr seljas. Ja nad tulevad selle, keda Liia Laats mängib selle kohviveski juurde öösel, noh nagu õitsile või see. Ja siis nad räägivad seal akna taga, et meie oleme väsinud ja äsja tulnud Heeringalaeva mehed, et kes tahaksid ka nüüd natuke nagu sooja saada ja nii edasi.
ja siis mitte küll selles, aga ühes järgmises loos, kus see episood mingil määral ka kordub ja nii edasi. Seal keegi kohalikest seal, see talu peremees või keegi ütles, et mis kuradi Heringalaeva mehed, et need on Tammse küla traktoristid. Tammse küla muide on igatepidi olemas ja Tammse koolimaja on olemas. Ma ei tea, praegu seal vist nüüd ei tööta, aga Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja maaliklassi inimesed Jaan Elkeni juhtimisel olid kuu aega seal maalipraktikal muide. Nii et see Tammse on ka igatepidi košer ja olemas. Siis mehed ei nuta. Samamoodi Ants Lauter ja kes nad seal siis kõik olid. See kõik on tegelikult ju puhas muu värk. Ma nimetaksin siia juurde Katrin Pauts, moodne krimikirjanik ja publitsist ja hästi tähtis kirjutaja. Praegu Ivo Linnat ma juba nimetasin. Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ja ühesõnaga see ongi nüüd ütleme see sats. Mõnikord käib keegi seal televiisori saateid tegemas ja nii edasi, nii et aga me rääkisime sellest, et tuli süvasada. Süvasadama inimesele, kes tuleb Ameerikast, Kanadast või isegi minu pärast siit samast Rootsist või veel kuskil. Nemad ei ütle see lugu Heringalaeva meestest ja siin me olemest ja sellest tegelikult mitte midagi. Ta on ikkagi niivõrd spetsiifiliselt selle koha külge seotud, et on. Ja Smuuli kohta võib-olla seda ma olen mitu korda mõelnud, kui eriti puutud kokku seal vanemate inimestega või lihtsalt nagu satud juttu puhuma või õlut jooma või nii edasi. Et ma olen mitu korda mõelnud, et jumalukene, et Juhan Smuul, sa läksid vara ära. Sest seal on veel nii palju lugusid, mis on jäetud kirjutamata. Ma räägin ühe kiiresti ära, aga selleks, et aru saada, mismoodi see välja näeb. Ühesõnaga oli niimoodi, põhimõtteliselt, eks ole, Muhus uksi lukku ei keerata ja auto seisab, võtmed on istme peal ja nii edasi. Nii et see on see Muhu. Aga juhtus nii, et Muhu põhjaosas, Kallaste on selle küla nimi, oli niimoodi, et üks poiss, 17-18 aastane, siuke Pasatski, lõi suvil akna puruks ja ronis sinna sisse ja võttis siis sealt kulda hõbedat ja nii edasi, mida see suvilast võtta oli. Ja kui ta hakkas aknast välja ronima, siis selgus, et kohalik konstaabel Hillar Peegel sattus talle peale. Ja see vend nüüd siis nägi, et ta on politseile vahel ja kõige sellega jooksis ära ja jooksis üle maantee, tähendab teisele poole ja ronis puu otsa istuma, et saaks politseinikeks minema. Hillar Peegel tõi suvilast endale tooli ja istus puu alla, ootama, kuni see sealt ülevalt nüüd alla hakkab tulema. Ma ei tea, mis nad siis tegid, tund 2 nad ikkagi istusid ära ja lõppkokkuvõttes, nagu ma aru saan, see Peegel ta lihtsalt sülitas selle asja peale pistooli minema ja nii edasi. Ja see tuli siis sealt ülevalt alla. Siin on veel tähtis see, et tal oli seljas see suusamüts, mis on nagu maskiga, kus siit ainult need paistavad ja nii edasi. Ta tuli sellega alla ja hakkas ära jooksma. Ja Peegel suur jäme mees nagu ta on, vaatas, et üle põllu ei lähe ja lõhub auto kardani ära ja mis iganes. Ja too hakkas jooksma, kusjuures jooksmise käigus selgus veel üks kriminalistiliselt väga oluline tunnus, selgus, et kutt lonkab. Nüüd tekib loogiline küsimus, kui palju on Muhu kandis 18-aastaseid mehi, kes lonkavad. Nii et see asi ilmselt klaarus kuidagi seal ära ja nii edasi, aga ma lihtsalt väga hästi mäletan, et Muhu ajalehes oli kirjas see, et üks kord üle 20, 30, 40 aasta on meil jälle toime pandud üks kuritöö, et me küll ei tea, kes see on, aga muhulased võivad olla rahulikud, sest asja uurimine on konstaabel Peegli kindlates kätes. Kui me sellest rääkisime, siis see Peegel omab veel mingil määral tähtsust, sellepärast, et tema on ajakirjanike isa Johannes Peegli vennapoeg. Nii et need Peeglid, see on väga suur ja tubli dünast. Ja praegu, kus ta nüüd läks ära pensionile, ikka südames ikka väga paljud muhulased praegu nutavad. Seepärast ta oli tõeliselt väga hea mees ja alati oli kõik korras ja ta ei sigatsenud kunagi, ta ei üritanud kellelegi käru keerata ega midagi. Näiteks tema poliitika ei olnud kunagi kiiruse ületamise eest trahvida.
tema poliitika oli kiiruse ületaja kinni võtta ja öelda, et poiss ära jama, et ma nüüd jälgin, et sa, ja nii oligi. Ja pärast seda sõideti rahulikult jälle edasi. Kusjuures see oli ka mandrimeestega siuke lugu. Nii et noh, vaat selline politsei ja see kokkumäng ja lugu tähendab, need on, ma arvan, et Juhan Smuul oleks sellest loost veel parema loo teinud, kui see praegu on. Niisiis, kallid talinlased, tehke teie oma Smuuliga, mis te tahate, mis on muidugi teist väga inetu, aga pidage meeles, et Muhus on Smuul olemas ja Muhul on olemas ka need inimesed, kellest ta kirjutanud on. Võib-olla veel üks raamat, mille palju mul umbes aega praegu on? See, no natuke, okei. Tema kirjutatud on üks asi, jutustuste kogumik Kirjad sõgedate külast. Aga see on kirjutatud muidugi selles mõttes natuke kehvasti, et seal on ikka seda parteilist ja punast juttu ka sees, aga mitte ainult, seal on kõike muud. Ja seal on üks lugu, kuidas üks mees seal vaieldes ja sõneledes, seal on üks väga dramaatiline lugu on seal taustal, lööb rusika lauda, selle tegelase nimi on Garibaldi Sturm ja Garibaldi Sturm lööb rusika lauda ja ütleb, et siin seisab mees, kes on seinakella pärast 8 aastat kohtus käinud. Ja sellega siis on määratletud tema positsioon. Ja võib-olla üks asi veel, Deborah Varandi, Smuuli abikaasa, ilus tüdruk, mis iganes, kirjandusinimesed normaalselt ütlevad, et Deborah Varandi oli peajagu andekam kui Juhan Smuul. Aga ütleme, et Smuulil on küll poeem Stalinile, aga kui sa võtad kõik, mis Deborah on kokku kirjutanud, siis see on ikka oluliselt jubedam kui need Smuuli omad. Aga siin on 2 asja, mis on meie jaoks oluliselt Deborah Varandist. Nii nagu ütleme Smuuli puhul siin me oleme, on tähtis ja muu monoloogid. Deborah puhul on meil 2 lugu. Esimene lugu on see, mis on Deborah luuletus. Selle nimi on Kaluri kolhoosis. Seda paati pole tehtud linnuluust. Kaaretise painutasin tammepuust. See on Deborah luuletus. Ja teine Deborah luuletus on seal laupäeva õhtused lõhnavad kaset, kui vajutad nendesse hõõguva näo Saaremaa valss. See on Saaremaa valss ja teine on Kaluri kolhoosist. Saaremaa valss on ja see oli vist lauluna isegi enne, aga see ma praegu mõtlisin. Jah, Saaremaa valsiga on ju niisugune lugu, et see on tegelikult üks väike fragment või viimane lehekülg 25 leheküljelisest poeemist. Viimane ja selle poeemi nimi on Talgud Löönesoos. Ja kui sa sinna sõidad, siis maantee ääres on isegi sild Saaremaa valsi sünnikoht. Tähendab 2 kilomeetrit sinna ja siis saab. Ja kogu see story seal on tegelikult see, kuidas noored inimesed 40. aastate lõpul lähevad sood kuivendama. Ja siis lähevad kõik sinna talumehed ja parteitöötajad ja kes iganes. Üks päev otsa nad kaevavad kraave, et aidata kuivendada löönesoid. Ja pärast seda, kui see on ära, siis nad istuvad maha, panevad lõkke üles ja nii edasi. Ja siis, on 3 punkti ja siis tuleb see seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kaset, kui nendesse löötada. Mul on siin seoses selle kommunismiga ainult üks probleem alati olnud. Ja ma võin ta siit ära jagada, tähendab asi, mida ma ei oska päris hästi seletada. Valgre muusika ju väga ilus Saaremaa vallis. Kuidas Valgre selle luuletuse üles leidis? Ma olen näinud seda seal samas muu raamatukogus ja see tegelikult siuke kollase paberi peal, nii nagu olid väga paljud tolleaegsed 40. aastamiseks kollase paberi peal, siis ees on veel mingisugune punane vinjett seal ja lipukene ja nii edasi ja siis on need 25 lehekülge ja taga on siis, et maksab seal 3 rubla või mis asi. See on punase ideoloogilise teose viimane lehekülg. Küsimus, kuidas Valgre selle üles leidis? Sellepärast, et täiesti kindel on see, et Valgre-sugune bossa nova ja igasugust foxtrottide ja kõige selle ja helilooja, et tema nüüd purjuspäi
läheb nüüd Tallinnas kuskile raamatupoodi ja võtab endale kätte sihukese punase asja. Ju siis oli. Selle peale ma ütleksin nii, et Jumal tahtis, et see niimoodi läks. Sellepärast mitte mingisugust alust selleks, et Valgre komistaks nende sõnade peale, tegelikult minu jaoks ei ole ime. Täpselt samamoodi nagu kõik teised asjad siin nimed on olnud. Okei, nüüd ma tahtsin hoopis teist asja rääkida, aga hea küll, teeme nüüd niimoodi, et siis me nädala pärast näeme jälle ja meil on siis palve, et aitaksite meid siinsete asjadega, rahadega, kuidas nad kulgevad. Väga palju neid ju siin ei ole, aga ilma nende rahadeta käima ka ei saa. Nii, ja siis järgmisel korral räägime siis mõningatest teistest lollustest, millega Eestis hakkama on saanud. Ma mõtlesin lolluse all antud juhul rahareformi, mitte Saaremaa valssi. Nägemist.